Tšau-tšau! Räägin sulle kehavälja või energiavälja puhastamisest ja räägin sulle maandusest. Ja räägin seda sellepärast, et viimasel ajal on minu juurde sattunud kliente, kes on küll olnud kaua enesearengu teel, kuid nad ei oska ennast maandada ja nad ei oska oma keha välja puhastada või ehk nad ei ole teadlikud sellest, et need on igapäevaselt vajalikud. Ehk siis nagu sa tegeled isikliku hügieeniga, sa pesed hambaid, sa pesed käsi ja keha, käid duši all, et siis tuleks samamoodi ka oma välja puhastada sinu aurat, auraväli, kehaväli, kes kuidas seda nimetab. Et lihtsalt juba sellepärast, et kui sinul on suur tundlikkus, siis sa kogud enda sisse teiste inimeste informatsiooni ja isegi kui sul ei ole suur tundlikkus ja sa suhtled paljude inimestega, sa töötad näiteks kaupluses või sa käid hästi palju üritustel, no praegu on suvel igasuguseid kontserte ja festivale ja igasuguseid sündmusi veel, et sa käid, kus on palju rahvast tihedalt koos, et olles teineteise energiaväljas, siis sa juba ju koged seda, mida teine endas kannab siis. Ja minul oli mingil perioodil väga keeruline sündmustele minna, kui ma nagu sain oma keha tundlikkusest teadlikuks, sest et minul hakkab parem külg ehk siis õlg ja käsivars, ei vasak, sinu suhtes parem, hakkab valutama, hakkab imelikult pinde tootma ja selline hästi-hästi ebamugav tunne tuleb peale. Ja see tuleb sellisel juhul, kui ma kogen enda lähedal inimest, kes on protsessis või kellel on mingisugused rasked lahendamata teemad. Ja see on väga intensiivne. Ja samamoodi mul läks süda pahaks, näiteks kui keegi mul selja taga istus piisavalt lähedal, siis mul läks süda pahaks, sest ma hakkasin kogema tema teemasid ja nii edasi. Ühesõnaga, et öeldakse küll, et kui sa lähed kuskile, et siis sa sulge oma kehaväli, et sa teed ennast mulli sisse, lood endale mingisuguse a la hõbedase või valge mullikese ümber. Aga see on see, et kui sa paned endale kaitse ümber, siis ei tule läbi ka see kõike hea, mida sa tahaksid kogeda. Ehk siis pigem on vaja õppida ühendama lahti ennast võõrastest energiatest, puhastada oma energiavälja ja kõige selle juures tegelikult on üks võti ja see võti on maandus. Et kui sa lood kõigepealt endale selle maaühenduse, juured sügavale maa sisse, siis on lihtsam teha oma kehavälja puhastust, sest sa oled nagu kindlalt maa peal. Ja teine asi on see, et sa saad lükata kõik selle võõra energia niimoodi läbi oma keha, läbi jalgade siis maa sisse. Et siis emake maa muudab selle või transformeerib selle siis armastuse ja valguse energiaks. Ja kõige lihtsam asi maandusega on see, et sa kujutad ennast kasvatamas juuri talla alt maa sisse, et sa paned mõlemad jalad maha ja sa kujutad ette, kuidas lihtsalt juured maa sisse lähevad ja öeldes näiteks taotluse, et ma maandan ennast emakese maa sisse. Ja olen saanud tagasisidet, aga ma ju maandan ja ma näen, et inimene on maandamata. Ja seal tuleb välja see point, et sa ütled lihtsalt suvaliselt selle lause, nagu mina sulle praegu rääkisin. Ma maandan ennast emakese maa sisse. Ja ongi kõik. Tegelikult seda lauset tuleks öelda tundega, kogu tähelepanuga oma kehasse, et sa maandad
ennast emakese maa sisse ja sa kujutad ette, kuidas see nagu see jõud nagu maaühendusega tuleb. Ja sa ütled seda lauset nii kaua, kuni sinusse tekib alla selline vaakumtunne. Ehk et sa tunned, nagu sa oleksid nagu iminappadega maa küljes. Vot siis oled sa päriselt maandatud, sa tunned, et sul on nagu nii tugev jõud jalgadest, nagu tõmme, et selline nagu ükskõik mis ka ei oleks, et nagu puu, ühesõnaga, et ülevalt võid kõikuda, aga alt on kindel. Ja see annab sulle tegelikult selle kõige tugevama maaühenduse. Ideaalne on seda teha kuskil paljajalu maa peal, päris maa peal, mitte asfaldi peal, mitte kivi peal, mitte kuskil kortermajas kõrgel. Et ideaalis oleks jah, et võimalikult palju käiksid ka paljajalu, sest et me flipime suht kiiresti ära, kui meie keskkond on selline, kus on tähelepanu kogu aeg endast väljapoole ja on mingit palju emotsioone ja kui on mingi väga mõistuse töö, mõistuse inimene, ehk on vaja peas olla kogu aeg. Et ei ole oma kehas, vaid oled peas kogu aeg energiaga. Muidugi on veel igasuguseid maandusi, on duši all käimine, vesi maandab, sa lähed ujuma, vesi maandab toit, selline kõik, mis on kasvanud siis juurtega maa sees, liha on hästi maandav. Et neid variante on veel, aga lihtsalt, et sel hetkel, kui sa tunned, et sa vajad maandust, näiteks kui sa oled ärritunud, sa tunned, et sa tahad nii jubedalt plahvatada, sa paned siis juured maa sisse ja hakkad hingama seda maaenergiat endale üles. Juba see hingamine läbi, teed näiteks seda kõhu hingamist ka, on ju, hingamine läbi oma keha, hingamine kõhtu, on ju, et juba see tõmbab sind peast ära ja see paneb sind juba lõdvestuma. Lisaks see, et sa tõmbadki selle maaenergia, sa võid selle tõmbata nagu üles nii siit pea pealt välja sellest kroonchakrast, on ju. Et niimoodi, et kõik lendab ülesse ja kui on jah, palju ärevust ja deprekas on või stressi, et siis on nagu seda maandust ja seda maaenergiat nagu väga-väga vaja sulle. Et tavaliselt, kui on näiteks mingid ärevushood, paanika, turvatunne puudus, palju hirmu ja finantsid ei ole head, ehk siis kogu aeg on mingid rahateemad, siis tasub vaadata ka sinna, et su juurtšakra on lihtsalt tühi. Ja siis on see maaenergia, mis saab sind toetada, ehk sa täidad kogu aeg oma juurtšakra. Kujutad ette, et seal on selline ümmargune ketakene või siis pallikene ja sa täidad selle maaenergiaga ära ja samamoodi sa saad teised tšakrad. Aga see on jälle selline meditatiivne seisund ja kujutad endale siis, kujutad ette nii halvasti, nii halb nagu öelda, aga see ongi see, et me kasutame oma meelt selle visuaali loomiseks, aga me lähtume oma tundest, et aru saada, et see visuaal ka töötaks. Ehk siis alati on oluline jälgida keha tunnet, kõik see, mis sinu kehas toimub. Nii et jälgi alati tunnet. Kui su ütled lihtsalt taotlus ja kõike muud ka ja mingit tunnet taha ei pane, sinna emotsioone sinna taha ei pane, ega siis ei tööta ka. Ükskõik mis praktikat sa ka ei teeks, et a la lõikad läbi näiteks energeetilisi ühendusi, kujutad lihtsalt ette, et lõikad mingi niidid läbi, mingit emotsiooni ei tekita see sulle, ei tekita külmavärinaid, mitte midagi, siis järelikult see ka ei toiminud, sest sa ei läinud sinna sisse teadlikult. Ja see viibki meid kohe järgmisena edasi sellesse keha väljapuhastusse, kus siis näiteks need energeetilised ühendused, need niidikesed, me saame need endale külge või me need viskame kellelegi külge siis, kui toimub mingisugune reageerimine, emotsionaalne reageerimine ja mida ma olen tähele pannud, on see,
et kõige suurem see või kõige kiirem ühendus siis on vihastamisega, kus see nagu plõks, kohe käib see plõks ära, see, kelle peale sa vihastad, seal on see energeetiline ühendus, tekib kohe ja sa annad oma energiat ära talle. Ka on see, et kui sa mõtled kellegi peale kogu aeg pingsalt ja sügavalt, siis sellega sa lood ka kohe energeetilise ühenduse. Aga lisaks jah, need ühisväljas, need olev informatsioon on ju tundlikule inimesele ka, see mõjutab, on ju, sinu energiavälja. On veel igasuguseid nii-öelda emaga ühendusi, sellised võib-olla veits karmalised ühendused. Neid on nii palju, et ma siia ei tahakski võib-olla tuua kõike, et lihtsalt kuidas puhastada siis ehk sa oled saanud endale nii-öelda selle konksu külge, kellegilt energeetiline niit on sinu küljes, siis samamoodi viid sa kogu tähelepanu keha väljale, sul on juba maandus olemas, sul on see jõud, sul on tugevus, sa oled fookuses rohkem, sa oled rohkem kohal iseenda kehas. Ja siis sa paned silmad kinni ja kujutad ette siis, et ma ei tea, kas sul on mingid käärid või machete või kõik, mis selles pildis sulle tuleb. Ja sa ikkagi lõikad selle läbi. Vahest on üks kord kõik puruks, mitte midagi muud ei ole. Tunned ainult, kuidas mingid külmavärinad mööda keha jooksevad. Võib-olla sa köhatad, võib-olla sa hakkad haigutama. Need on kõik puhastuse ja vabanemise sümptomid. Mõni aevastab. Aga üldjuhul jah, sa tunned nagu energeetilise mingisugune judijana seda enda kehas, et mingisugune asi on toimunud ja kui sinu tundlikkus on suurem ja kui sinu oskus on suurem hoida tähelepanu kehal, siis sa tunned, et kergemaks läheb. Hingamine läheb vabamaks. Karmaliste suhete puhul on tavaliselt mingisugused vanemad ühendused ja mingid suuremad sellised torud. Ma olen näinud, minul on oma emaga karmaline suhe ja meil on nii, et minu ema elab minu energiast, ehk siis alati, kui ma reageerin tema peale, siis on see konks mul tagasi küljes ja siis ma kogen oma kehas näiteks tema teemasid, mis tema kehas toimuvad. Ja siis on juba selline tugevam nagu see läbilõikamine, kus ma täiesti nagu ütlengi, et ma sulgen tema jaoks oma energia välja ja ma panen sinna näiteks läbilõikamisel, siis ma panen sellele ühenduse peale sellise valge risti, et ta ei pääseks mulle ligi. Aga jah, see on nagu selline koht, et kuniks mina ei reageeri jälle. Ehk seega sinule ka tähelepanu, et kui sinul kellegagi suheldes pärast oled hullult väsinud ja seda mitte üks kord, vaid sa täheldad seda kogu aeg, siis tead, ta lihtsalt võtab sinult energiat. Aga tegelikult on kõike muid energiavõtmise allikaid ka olemas, kus see ei pea olema teistelt inimestelt. Aga need lihtsalt ei tea seda. Ja fakt on see, et iga inimene peab elama iseenda energiast, et mõni võib küll öelda, või siis, et näiteks abikaasad oma vahel, et armastan ju teda ja las ta olla, aga tegelikult on see, et igaüks peab elama oma eluenergiast, ei tohi teistelt eluenergiat ammutada. Igal juhul, kui sa saad need ühendused kõik läbi lõigata, siis sa tunned endas palju rohkem kergust juba. Nii, need on ühenduse läbilõikamised, ongi see, et aga mina teen täitsa niimoodi, et kujutan ette, et niimoodi ülevalt, alt, igalt poolt, igast küljest nagu ringiratast lasen niimoodi, kõik lõikan läbi, puhastan ära, saadan tagasi võõra energia sinna, kust tuli. Ja seesama lause, et saadan tagasi kogu selle võõra energia, mis ei kuulu mulle, sinna, kus see tuli nüüd. See on selline lause, mida sa võid öelda. Samamoodi, see ei tööta siis, kui sa ei pane sinna jõudu taga, ehk sa ei pane oma energiat sinna. Kuidas ma ütlen, see võib-olla ei ole hästi väljendatud jälle. Sa pead nagu minema sellesse tundesse jälle, kujutama ette, et näiteks sa siit niimoodi lükkad kõik võõra energia tagasi sinna, kus tulid, kätega võid näidata, oleneb seltskonnast või kus sa oled, kui sa oled üksi, siis tee mis tahad, vehi kuidas tahad,
lihtsalt lükkad jälle niimoodi ära. Ja samamoodi selle vehkimise juurde on ka see, et sa võidki nagu tolmu pühiksid maha niimoodi, et lihtsalt noh, sa ei pea käsi enda vastu keha panema, lihtsalt, et sa pühid oma väljast kõik puhtaks ja sa tunned, kuidas see töötab. Sa lihtsalt tunned, sul läheb palju kergemaks, sa tunned, et su hingamine läheb vabamaks, õhk läheks nagu värskemaks ja pühid ära kõik ühendused. Kõik puhastad ära. Kui sa tegeled raskete klientidega, siis võib olla, et tema energia jääb tugevamalt sisse, et kui mina näiteks käin kliendi väljast, siis ühesõnaga, kui mul on mõni raskem klient olnud, siis mul on olnud juhuseid, kus ma jään tema energiasse, et ma ei saa puhtaks, siis minul on olnud vaja küsida kellegi teise abi. Aga on ka üks hästi hea nipp jälle, et pea kaudu nagu lükkad välja, see on nagu, hakkad nagu sukeldumist tegema, aga surud nagu selle õhu nagu kõrvade kaudu välja või kuidas ma ütlen, kui sul on kõrvad lukus, siis sa teed niimoodi ja siis nagu pressid välja selle, et samamoodi saab ka teha. Aga üks selline viis, mida mina kasutan nagu juba päris mitu aastat, on see, et ma ei pea selle jaoks siis kasutama oma käsi. Ma võin kasutada, aga ma ei pea, ma teen seda oma mõttejõul. Hakkan oma välja puhastama niimoodi, et ma tekitan siit südamekeskusest tsentrifuugi. Ja seda ma õppisin ühe naise videost, kes rääkis oma keha välja puhastamisest, et ta tegi kanaldust ja siis oli korraks tasa ja siis ta rääkis, et ta puhastas ära enda keha välja, et saada veel puhtamaks. Ja siis hakkaski selline tsentrifuug ja järjest laiemaks niimoodi, et sa võid käega teha seda, sa tunned, et sul läheb puhtamaks. Ja mina hakkasin kohe puhastuma. Teine asi on see, et sa mõttejõul tekitad selle, et see liigub. Ja see on see koht, et kus sa mõttejõul saad teha nagu täielikult niimoodi, et keegi ei tea, et sa teed, sulle isegi ei pea silmad kinni olema. Nüüd, kui ma teiega räägin, siis ma tegelikult keerutan siin. Kui sa oled tundlikum, siis sa saad aru sellest, et siit ja samamoodi sa tunned, kuidas siia hakkab järjest rohkem sellist nagu värsket õhku tekkima, selline värske kargus ja järjest laiemalt lähed ja nii kaua, kuni tunned, et nagu puhas. Ja sinu väli on tavaliselt, siin on olnud erinevaid jutte, et kas siis, kui sa sirutad käe ja on küünarnukini või siis sa sirutad käe nagu päris välja ja siis sinu näpude laiuselt nagu, et minu arust see sõltub ka inimese seisundist, kes kui palju on endaga tööd teinud, et kui kitsas kellelgi see auraväli on. See on minu kogemus. Ühesõnaga. Ja seda tasub siis teha oma väljapuhastust, maandust, nagu hambapesu, nagu kätepesu. Selles mõttes, et sa võiksid teha seda hommikul, kui sa ärkad, sest et öösel sa käid rändamas hingega, siis öösel sul ei ole nii-öelda sellisel kujul kaitset ja igasuguseid energiaid võid kogeda, mis ühisväljas liiguvad. Ja õhtul oleks see vaja kindlasti, et siis ära maha laadida see päevane jama kõik. Et enda kogemus on see, et kui ka näiteks sa vaatad mingisuguseid filme, näiteks mingit action filmi, kus on palju tapmist ja müdinat, et paljud ei saa pärast sellist magada või pärast õudusfilmi, siis tegelikult on nii, et kui sa puhastad oma aura välja ära, kui sa puhastad või paned maanduse, et siis magad palju rahulikumalt ja minu enda katsetus on ka see, et ma vaatasin ühte filmi, mis tõesti oli selline mürglit oli seal. Ma tavaliselt üldse selliseid ei vaata, aga sattusin tookord vaatama. Filmi vaatamise ajal ma juba panin peegli vahele, et see info ei jõuaks minuni nagu nii palju. Ja siis ma puhastasin välja ära ja iga kord sain magama jääda, aga see, kes välja ei puhastanud, ütles, et rahutu uni oli. Ehk et ma tunnen, et peale filmi vaatamist, et see jääb mul kõik välja vibreerima. Ja kui ma lükkan välja puhtaks, siis ei vibreeri seal midagi enam peale minu enda. Aga ma loodan, et sulle oli sellest abi,
sa võid täiega jagada mulle kommentaarides, et kuidas sul läks ja mida sa kogesid. Ja pea siis meeles, et see on samasugune hügieen. Tšau!